Armu meile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Ma tervitan teid kõiki Mustamäe Maarja Magdalena koguduse poolt, kus ma abiõpetajana teenin, ja soovin teile õnnistatud lõikustänupüha. Jutluse aluseks loen Jumala sõna 1. Moosese raamatu 17. peatükist, salmid 7 ja 8. Issand ütleb: ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaanani maa, igaveseks omandiks. Aamen. Me tähistame täna lõikustänupüha. Võib öelda, et ajalooliselt on see kõige hilisem püha meie kirikukalendris. Me teame, et ülestõusmispühi peeti juba 2. sajandil ja Kristuse sündimise püha alates 3. sajandist. Aga oktoobrikuus peetav lõikustänupüha ilmus kirikukalendrisse alles 19. sajandi keskel. Teisest küljest on lõikustänupüha kui selline aga väga vana, oluliselt vanem kui ristiusk. Nii kaua, kui inimkond on tegelenud põllu harimisega ja sellega on ta tegelenud juba alates nooremast kiviajast, on põlluharijad näinud ikka heas saagis kõrgemate jõudude õnnistust ja tänanud neid selle eest ohvriandidega. Monoteistlikes usundites, nagu seda on Iisraeli usund, kus peituvad ka meie religiooni juured, on õnnestunud saak Jumala õnnistus ja nagu meie rahvakalender sidus erinevaid pühi ühe või teise põlluvilja koristamisega, nõnda oli ka Iisraeli usundis mitmeid erinevaid pühi, mis olid seotud saagikoristusega. Lõikustänupüha erineb enamikust teistest kirikupühadest selle poolest, et selle püha sisu ei ole spetsiifiliselt kristlik, vaid kõneleb meile üldinimlikest asjadest. Aga see ei muuda seda püha sugugi tähtsusetuks, sest ristiusus on palju asju, mis ei ole spetsiifiliselt kristlikud. Võtame kas või kristliku eetika ehk arusaamad sellest, milline on õige ja hea käitumine. Suur osa ristiusu eetilistest põhimõtetest on võetud üle kas Vanast testamendist või Kreeka filosoofiast ja nii on see juba ka Paulusel. Kui me vaatame tema niinimetatud pahede ja vooruste katalooge, mida ta oma kirjades esitab, siis me näeme, et need on suures osas kattuvad sellega, mida tema kaasaegsed filosoofid, olgu stoikud või küünikud, on esitanud. Arusaamad õigest ja heast käitumisest on osaliselt seotud kultuuritraditsiooniga, osaliselt on need aga üldinimlikud ja kuna ristiusus on palju teisigi sarnaseid asju, siis ei ole õige vastandada üldinimlikku ja kristlikku. Neid ei tohiks küll samastada, sest ristiusul on oma spetsiifiline sõnum Jumala ainukordsest ja ainulaadsest ilmutusest Kristuses ja lunastusest tema läbi
mida võib nimetada ka ristiusu põhisõnumiks. Aga ometi ei tohiks seda vastandada üldinimlikule, sest on ju ristiusu sõnum seegi, et iga hea andja täiuslik tunnetus tuleb valguse isalt, kes on üleval. Meie tänane tekst, maa andmise tõotus, on mänginud Iisraeli usundis väga suurt rolli. Juutidel on olnud oluline ja on oluline tänagi, et nende Jumal pole abstraktne kõrgem printsiip, millel pole midagi pistmist maisusega, vaid et ta on taeva ja maa looja, kes annab inimestele, nagu ütleb Paulus, elu ja õhu ja kõik. Ta tõotab oma välja valitud rahvale anda Kaanani maa ja see tõotus on olnud oluline läbi kogu Iisraeli ajaloo. Sel kujul, nagu me seda tõotust kuulsime, oli see mõeldud muistsele Iisraelile, mitte meile. Ja kui vanad kiriku kirjaseletajad on küsinud, mis tähendus võiks olla sellel tekstil kristliku kiriku jaoks, siis on nad tõlgendanud seda allegooriliselt Kaanani maa, mis voolab piima ja mett, nii teda piiblis iseloomustatakse, on kristlase taevase kodumaa eelkujund ja rännaks sinna vaid võrdpilt kristlase hinge teekonnast maisusest ülemaisusesse. Taeva poole läheme nagu kõrbest Kaananisse. Need sõnad on ka ühes kirikulaulus, mis on meiegi lauluraamatus. Aga ometi ei ole lõikustänu püha sõnum taevane õndsus, see on igaviku pühapäeva teema, vaid hoopis see, mida uskusid juba vanad iisraellased, et ka kõik maised hüved on Jumala and ja et nende eest on põhjust olla tänulik. Seda on vaja rõhutada selleks, et ristiusk ei muutuks liiga vaimseks ja kiriku ajalugu näitab, et see oht on alati olemas. Selle tulemuseks on aga maise olemise alavääristamine, mille vastu astus välja juba meie usuisa Martin Luther. See maise elu alavääristamine ei tulene Jeesuse õpetusest, vaid on pigem mõnede tema ütluste kontekstist väljakiskumise ja ebaasjakohase tõlgendamise tulemus. Jeesus kutsus näiteks üles rikast noormeest loobuma oma varast. Aga see oli üks konkreetne juhtum, millest ei tohiks teha normi kristliku elu kui sellise jaoks. Et minevikus on seda tehtud ja mõtteviis, et tõeline kristlik elu on elu ilma omandita, oli esimestel sajanditel laialt levinud ja levinud veel ka keskajal, seda me teame. Kõige radikaalsemad varakristlikud grupid välistasid koguni need kristlased, kellel on omand õndsusest. Nii öeldakse näiteks ühes teisest sajandist pärinevas kristlikus tekstis, mille nimi on Filippose evangeelium, et need, kes ostavad ja müüvad, ei pääse taevariiki. Samal ajal elanud kristlik teoloog Aleksandria Clemens pidi kirjutama koguni traktaadi, milles ta tõestab, et ka rikas inimene võib õndsaks saada, sest paljud tema kaasaegsed ei uskunud seda. Aga tuleme tagasi lõikust tänupüha ja selle sõnumi juurde. Lõikust tänupüha tähendus võib esmapilgul tunduda linnainimesele, kes põlluharimisega ei tegele, kauge. Aga kui me võtame seda nõnda nagu tänase pühapäeva märksõna, igapäevane leib, sellele viitab, ja kui me loeme väikesest katekismusest, kuidas Luther seda igapäevast leiba mõistab, siis muutub kohe ka lõikust tänupüha tähendus. Luther nimetab igapäevaseks leivaks kõike seda, mida me inimestena vajame,
ka olulisi inimsuhteid, nagu seda on sõprus ja armastus. Ja selliselt võetuna on lõikustänupüha tähendus väga avar ja kõnetab kindlasti meist igaühte. Aga me võime tänase püha tähendust võtta veelgi avaramalt, kui seda tegi Luter. Lõikustänupüha sügavam sõnum on see, et Jumalal looja, või nagu ütleb teoloog Paul Tillich, kõige oleva loov alus. Tänu sellele on üldse võimalik, et midagi on, olgu siis universum tervikuna või meie. Lõikustänupüha tuletab meile meelde, et miski, mis on, ei ole endast mõistetav ja kui see on nii, siis ei ole seda ka miski, mis meil on, ega isegi meie olemasolu. See on Jumala kingitus, eriline ja ainukordne võimalus, mis kätkeb endas küll raskeid valikuid ja valikute tegemise valu, ka võimalust eksida ja nurjuda, aga ka võimalust alustada uuesti ja edasi minna, võimalust vaimselt kasvada. Tegelikult ei ole mitte ainult meie olemasolu, vaid ka olemine kui selline endast mõistetav, sest miks peaks tõenäosus, et midagi üldse on, olema suurem kui tõenäosus, et midagi ei ole. Ka loovus ei ole midagi endast mõistetavat, sest me kohtame selle puudumist või vähesust oluliselt rohkem kui selle üliküllust. Aga lõikustänupüha sõnum on, et Jumala juures on selle üliküllus ja et kui me oleme ühenduses Jumala kui kõige oleva loova alusega, saame meiegi olla loovad. Mis sellest, et meie parimgi looming on vaid Jumala loomingu kõrval otse kui selle kahvatu peegeldus. Aga eeskätt kutsub lõikustänupüha meid üles tänulikkusele. Me ei saa ega pea olema seda käsu korras, kuid kui me ühel hetkel taipame, et mitte ainult meie olemasolu, vaid ka olemine kui selline on ime, siis ei saa meie hoiak enam olla midagi muud kui tänulik. Tänagem siis Jumalat tema head andide eest, nii taevaste kui ka maiste eest. Tundkem neist rõõmu, kuid tundke veel enam rõõmu sellest, et meilgi on osa tema loovast väest ja et me saame teineteisele jagada selles sündinud ande. Armastust, mõistmist, elujulgust, rahu ja rõõmu ja olla seeläbi Jumala kaastöölised ja osalised tema jätkuvas loomistöös. Aamen.